luces presentes. Los muertos de la vigilante de la baña. Raadioseriaal Vanad ja kobedad osades Maie, Henrik Norman, Valdur, Madis Milling 336 osa. Kurat, ma ütlen praegu. Need aerud ei tööta, Valdur. Täielik tuulevaikus, ka muidu paneks purri üles. Kui plekkaer on ikka plekkaer. Plekkaerud ei sobi. Kuramus küll. Valdur, me oleme siin öö otsa nüüd, ma ei tea, kus kütli, kus poolsed, mõtlesin, tulime siia mere peale. Oleks võinud minna järve peale, see oleks kallast näinud, nüüd ei tea, ma olen varsti Rootsis. No kes see seda teab? Kuradi Väino ka, ma ütlen. Väino oleks võinud kaasa tulla, see ennast nii purveile, mu pea valutab, süüa ei ole, juua ei ole. Väino raisk magab. Oota, ma vaatan seda mootorit veel. Väino raisk magab telgis ja ma ütlen, oleks ta kaasas olnud, siis ta on ju Vene sõjaväes navigaator. Oota, ma proovin mootorit. Mõtlen, see vihre ei ole, ei kõlga õõle. Johnson oleks mootor. No kurat, ma ütlen. Praegu ära paati peksa. Praegu oleks Johnsoni tõmbas praegu. Õll. Siin see vihre on tead. Ei aita mitte midagi. Kurat, seist keerab, ma ütlen. Juua ei ole, süüa ei ole, oi, praegu tahaks kodus olla, Silvi teeks munapraadi. Ma ei tea, mul on praegu kartulipudru. Oi, ma tead ikka teinekord mõtled naiste peale. Et ei ole neil häda midagi, tead, ikka tuba on soe ja sokk on jalas ja tõmbame natuke aeru. Tuba on soe ja sokk on jalas, ikka kodu on see kodukolle. Mis sa tahad? Ma ei kannata, ütle, kuidas mere peal see värk on, kus siin kustas? Ma olen üle paadi ääre. Oota ära kõiguta, tasamaa siin otsas olen. Aga meri on nii vaikne nagu peegliga soorast ette, et mõtlen kuradi pükste peale. Vanasti olid saare naised olid sellised sees tõenäoliselt sarved olid paadis kaasas. Need olid sarve sisse. Ega nad ei hakkagi upitama ennast üle paadi ääre. Kukud vette ka veel. Mõtlen seda õlut nii palju ei näinud. Aga sul ka seest keerab. Ära sorise, mul ära pea. Võtta need aarata. Kille jopp, mis kaltsud see siin on? Ma ei tea, mingid vanad kaltsud. Valgur! Mis sa tahad? Siin on pudeliina ju. Kus sa on pudeliina? Siin näe, võta. Vaata. Ei otsa otsisin see sama, mis ma võtsin kaasa. Nüüd pole kiiret kummi. Oota ära, joo kõik ära. Me ei tea, kus kallaski on see, seda peab hoidma, see hoiab elus. Tead, vanad merekarud on juba öelnud, et kui pudela on kaadis, siis... Rummi ja sa kummi. Kurat, edu sees, ma ütlen. Kurat, see viin ikka hea küll, tead. Tead, kui purri ei teeks, siis ei jooks, on ju nii. Tuli jutt läheb olla, kus poolt Soome on, lähme Soome. Oota, ma panen selle pudeli siia laeva ninasse, las olla siin. Pudeli jääb. Tule, oota, ma lähen sust mööda. Ära sikuta. Oota, ära kõiguta. Ära kõiguta. Valdur, ära upu. Valdur, tule paati. Kus sa sukeldud? Tule paati, Valdur. Sukeldud ära seda. Tule paati, see hull peal. Ära tule aenu. Valdur, ära upu. Tule siia paati. Pearisti vägi. Elad selus või? Jumala õnn, et sa ära ei uppunud, Valdur. Tule siia, oota sa riided, ma lähen sulle kuhtiga. Jumala õnn, sa ära ei uppunud, Valdur. Ma nii ebatasin, ma võiks ära uppunud. Noh, Valdur, räägi. Noh, räägi. Hingad või? Kõi vesi välja. Ossa püha puun. Noh, oled sa elus või? Jumala õnn, et sa ära ei uppunud. Jumala õnn, ma nii ebatasin praegu ära. Mis jumala õnn, et ma ära ei uppunud. Noh, Gunnar! Noh, mis on? Kus sa oled? Jumala õnn, et ma viinapudelile pöidla peale sain. Joosimo.
oi Silvi, räägi, kuidas sul läks? Silvi, räägi nüüd. Maie, mind võeti vastu, ma sain sisse. Sina oled siis tead, kui sümpaatne mees, tal on nii läbitungiv pilt, et ta vaatab selle kas see on tuntud mees või? Jaa, muidugi. Mis sa tegema pidid? Kuule, mis algul oli kurki mängisin, siis oli see, et ma lugesin seal ühte luuletust, siis seda monoloogi, mis me pidime ette valmistama. Ja tead, milline läbitungiv pilk, issand, ta vaatas mulle silma, mul hakkas... Kas seal oli veel inimesi? Mul tulid sipelgad jooksid mööda sellega, oli küll jah, aga praegu on seal neid, et nad lähevad nagu järgmisse saali edasi, kõigepealt nagu ja sealt võtad paberid ja siis lähed nagu sinna tema juurde. Ahah, aga kas sa Silvi pidid minema ka lava peale? Ei no muidugi, kas on ju rahvateatri värk? Kas see prožektorid paistis silma? Aga sa ära vaata prožektorisse, vaata talle otsa. Siis nagu ei hakka pimestama prožektor. Selgi, jah. Mõtlen, tead, selle hea mõte siia rahvateatrisse tulime kandideerima. Ja, no kuule, oota, kas ma pean sisse minema või? Ja sinu kord ma ootan su ära. Oota mida ära, Silvi, oota ära. Sina said siis nüüd sisse ja. No vaata, siis läks hästi. No olgu siis ma lähen. Ma arvasin ka, et ma saan, ega ma olen ju lapsepõlves teinud kooliteatrit. Täitsalt mõtlen küll, tead, aastaid on nii turjal, aga tead, papistad nagu süütud tütar laps. Oi, ja mis ma siin, oota ma paberid, oota ma kordan veel siis. Nii, kuna olgu siis ma lähen sisse. Tervist! Tere! Võtke istet siin. Tulge istuge! Oi, siin on nii pime, kus ma... Ja, tulge istuge lava ääre peale, jah? Tervist! Istuge lava ääre peale, tere! Kuidas teie nimi on? Maie. Nii, mis Maie teete meile? Mis te räägite meile? Rääkige endast natuke. Endast räägin, jah. Olen siis Maie ja elan Tallinnas Mustamäel. Mul on oma pere, abikaasa, Valdur. Rääkige nüüd, minge nüüd sinna taha lava otsa ja rääkige sealt kõvemini mulle. Tõuske püsti, minge taha lava otsa. Vastu horisonti kohe, jah. Minge aksi äärde sinna, vasakule külge, jah. Siin, jah. Minge aksi äärde, jah. Kas see on aks, jah? Ja see on see riie, mis ripub sealt, jah. Nii, rääkige mulle nüüd sealt. Mis on lausaani seguga see riie või? Rääkige mulle nüüd sealt endast, jah. Et seda sama räägin või? Jaa. Et olen Maie. Ei kuule. Kuidas? Ei kuule. Ei, no ma tulen natuke lähemale. Ei, olge seiske seal samas, kus te olete. Selge siin. Aga miks siis nii kaugelt, kui te ei kuule? On vaja, ma tahan kuulata, kuidas teie hääl kõlab. Ja ärge rääkige mulle, rääkige sinna viimasesse ritta. Seal ei ole mitte kedagi. Aga rääkige, kujutage ette, et seal on, see on kujundlik mõtlemine, kujutage ette, et... Kuidas ma saan kujutada, kui seal ei ole mitte kedagi? Nii, hea küll, lähme nüüd edasi. Luuletus, mis teil on ette valmistatud, palun, jah? Aga kas me endast enam ei räägi? Ei, aitab küll. Nüüd luuletus. Luuletus, jah. Nüüd siis, kas see, mis me pidime ette valmistama? Nii, jah. See on selline tore lustakas luuletus. Ma ei taha selgitust, hakkage kohe lugema, jah. Selge. Et nüüd hakkan kohe lugema. Jah. Aga kas ma võin istuda siin, jah? Seiske püsti. Püsti seis. Ei, mul on vist ikka parem istuda. Seiske püsti. No selge, siis ikka, no püsti, no muidugi. Lapsepõlvest ma veel kord ütlen, et see on selle... Hakake palun lugema. Nii, jah. Meie kiisul kriimud silmad, istus metsas, kännu otsas, piip oli suur. Aitab, jah. Ja kepp oli käest kutsus. Aitab. See läheb edasi. Ja ma tean, et see läheb edasi. Aga palun lugege nüüd seda ilma igasuguse emotsioonita. Tundetult. Luuletust peab lugema emotsionaalselt, et see mõjuks inimestele. Ei, aga me mängime, et praegu ma tahan, et te loeksite mulle tundetult seda. Ahah, niimoodi. Meie kiisul kriimud silmad istus metsas. Nii, monoloog, jah, mis teil on ette valmistatud, palun, jah. Ahah, jah, monoloog, jah. Et otsustasin, et valin võib-olla sees klassikast midagi sellist ilusat ja mulle on meeldinud ka... Hakake pihta, selles mõttes ma ei taha selgitust, jah. Jah, ahah, selge. Nii. Olla või mitte olla? See on küsimus. Kas vaimus taluda kõik nooled, mida vali saatus paiskab? Või... Kus nüüd on? Või tõstes relvad hädamere vastu vaev lõpetada, surra, magada, võib-olla näha undki. Aitäh, nii, aitäh. Jah.
see oli Shakespeare'i see monoloog, see olla või mitte. Ja ma tean, et see on Shakespeare. Aga see on tõesti ilus. Ja, selge. Nii, üks moment, me nüüd käib... Kas ma siis nüüd selle laulu pean ja nüüd muusika poole pealt, jah. Teil on siin ma olen muidu rahvatantsuansamblist tantsid ja siis laulnud kooliaeg koorides ja siis meil oli ka naiste ansambel, meil oli seal kolhoosis oli selline pillimeeste saatel kohe ja kas ma siis nüüd jah, palun. Ja see on selline tore rahvalik Eesti lugu, mida kõik... Hakake pihta, jah. Seda paaki poole tehtud linnulust, koored ise painutasin tammepuust. Ei ma pannud õlle pillirogu mastideks ega punapõllekesi purjedeks. Aitäh. Jah, vaadake... Millal siis meil esimene proov on? Vaadake, proua Maie, teater, see tähendab... See on müstiline koht, ma olen alati vaatan Aarne see tähendab väga kohutavat ja ränka tööd ja selle koorma võtmine enda õlule, see on raske töö, ma olen alati... Vaadake, proua Maie, te nagu... Ma annaksin teile veel aega natukene. Te nagu ei ole veel liiga... Te ei ole nagu küps lavale tulekuks, on tunda sellist nagu ebakindlust ja ma arvan, et me ootame veel, meil siin tasapisi Rahvateatri trupp nagu areneb, et järgmistel katsetele me ootame teid kindlasti tagasi. Et praegu jah, me küll kahjuks ei näe ette teie kohta oma trupis. Mis küps? Mis jutt see selline on, et mina olen küps? Silvi sai sisse kohe, eks ole, Silvi sai sisse. Mida te kujutate? Noor mees, eks ole, mida te räägite, mis asja mina pole küps, mul on aastaid nii palju turja, ma olen ette valmistanud, Silvi sai sisse, me just otsustasime. Mis te arvate, et see on odav leida mingisugust vaba aega? Mida te kujutate endas? Kus võisetate siin ruumis, räägite tarka juttu, mina pole küps, mis asja? Kes te ise olete selline karvik, eks ole? Kamps on seljas, mingisugused, miks kihvad ripuvad kajas, igamine loomelontrus. Mind ei huvitagi see Rahvateater, ma olen minema. Juba Tõnis Kask omal ajal pakkus mulle filmiroll, ma panen kinno. Mind ei huvitagi see. Olge siis, mis asja? Kui te teate, mismoodi Silvi õunakooki küpsetab, siis te võtad seda suu sisse rääkimata siia truppi mängima. Ma ei tahagi tulla nägemist. Aga üks asi veel. Vabandust, mul on üks isiklik küsimus teile. Jah? Kas te mängisite selles teleseriaalis see Rudolf ja Irma? Saatuse sõrm sinu peale tulemas on. Siis vaatan kaugele merele maa ja ütlen sul... Valdur, tule hoia nüüd seda tekstiraamatut, mul ei jää niimoodi pähe see tekst. Kuula nüüd, kuula kilust koht. Ma lehvitan rätikuga, jään tagasi vaatama. On saatus nagu juga, mis langeb ja tõusta ei saa. Mis asi siis on, mida sa... See on Maria Underjopu. Mõtlen see loomelontrus, tead, ei võtnud mind vastu eile sinna. Silvi sai sisse, nüüd see saab püsti kuulsaks ju kõik. Need hakkavad ju näitemängu tegema. Lehes oli kirjas seal kuulutus, et Rahvateatri tuleb etendus jõuludeks välja. Mõtle ka, see mõtle palju publikut tuleb vaatama. Miks siis mind ei võetud? Ma olen koorilauludes, ansamblides mängid kooli näiteringides kõik aastaid, nüüd siis ei saa, tead. Anna inimest loitab, loomelontrus, mõtlen, juuksed rasvasid peas, suid šampust, kollegi pudel selja taga. Võt selline ongi see kogu see Eesti teatri värk, siis pole ime ka, et see Karusoos ja Draamateatrist ära läks. Miks nad sind vastu ei võtnud? Miks nad ei läinud? Mina ei tea. Täna on meil üks võimalus, mingi konkurss, no ma ei tea, kas ma lähen, aga oot, ma proovin. Kes see helistab nüüd, ma teen ju praegu proovi. Nii, kus see on nüüd? Hallo, Maie kuuled. Tere, Silvi siinpool. Tead, Silvi, sina ära segavi, minu käib praegu proov. Ma ei oota, ma tahan sulle midagi öelda. Mida sa tahad mulle öelda? Mina ei taha Silvi sinuga üldse mitte midagi rääkida. Kõik nägemist. Mõtlen, tead, nüüd on uhkeks läinud, nüüd tee masal sisse. Seda ta tahabki öelda, et ärgu ma siin kurvastagu. Nii, nüüd lauluke, oota, nüüd ma proovin. Seal on vaja teha mingisugune estraadilaulukene. Kuule, Valdur, kas sa kuule, miks sa ei või kuulata siin? Ma kuulen. No kuule siis, kuule.
Красотки, кабаре, soosan või lihtsi tule see hääl üldse välja, mina ei tea. Sobib seda, mõtlesin loomenotru sajast, mul tuju nii pealt ära, ma ei viitsi kurki ka enam sisse teha, mõtlen, igavene kaabakas on tead. Näed, nüüd jälle, nüüd ei jäta järele, aga mina olen kange naine, ega mina ei lähe. Mina tahan ausa konkursi teel sinna sisse saada, ongi kõik. Mis sa Sindri Laaksin kõlised nüüd kogu aeg? Assa mõtlen tead. Hallo, tere Maie, kuuled. Maie, Silvi siin jälle. No mis sa tahad Silvi rääkida mulle, mis sa segad mind praegu? Ma tahan sulle midagi väga olulist öelda. No mis see oluline on, ütle ruttu ära, minul pole aega, mul on see loomenontrus on muud, et kõik et ära, mine ära. Kus ma ütlen tead? Mina ei tea, miks ma endast nii välja lähen, aga mõtled, et mulle ei meeldi kohe sellised inimesed. Teda on silmakirjalikud, mõtlen, kõik see loomingu värk see on. Ai, ära sõima, kus sa tead, äkki ta on selline. Mis siis, mind ei huvita. Mina ei tea, olgu, on ta mänginud sealt selles Rudolfi seerimas või ei ole, see mind ei huvita. Samasugune lihtinimene, nagu me siin kõik oleme, eks ole, mida nad teavad. Mõtled, rahule ta jäta. Mõtlen, see Silvia on ka, võt on ikka padu, võt sellel naisel on pipar sees, Nii, hallo, Maie, kuuled? Kuule, Silvi siin pool jälle. Mõtlen, kas sa ükskord rahul jätad mind või? Maiekene, kuule mind palun ära, Maiekene, ära pane toru. No mis sul on siis? No räägi ära. Maie, ära pane toru ära. Ma loen 5, siis ma panen toru ära. Maie, nii, ma selle lavastajaga rääkisin, sind võeti vastu, ta oli nii vaimustuses, ma ei tea, mis stseenis olid seal nii hästi mänginud, ta ütles, et ta võtab su vastu, sa saad peaosa endale. Peaosas oled vastu võetud, Maiekene. Mina saan peaosa või? Jah. Mind nagu võeti vastu või? Jaa. Ei no muidugi, noh. Ei nüüd selle aru saada, ta kuidagi vihjes ka, ega mul polnud aega seal kuulata. Valdur, kuulsid, jah? Velo! Näed, kui kena inimene, mõtlesin, sümpaatne inimene, noh. Saab kohe aru, kellel on andi, kellel ei ole, jah. Kuule, Silvi, aga see, kas täna kell 7 on siis juba proov või? Ja täna on juba esimene lugemine. Nii, ja mina olen peaosa, jah? Jaa. Aha, aga mis mu tegelase nimi on, kas sa tead või? Ma ei tea, ta ütles, et peaosaga, ta ütles, et mina olen sinust järgmine osa kohe. Järgmine osa, jah. See on hea, jah. No siis me saame ju koos kuulsaks ju. Ja kevad, sügisel, mõtlen, kui siin kõik nii sassis. Talvel siis tuleb nüüd välja setendus, jah? Setendus ja jõuluks tuleb välja. Oi jaa, aga tead, Silvi, nüüd me peame kokku hoidma, tead miks või? Vaata, see näitlejate värk, see on ikka keeruline värk, tead, mul üks tuttav tunneb seda Inga Raitarit. See oli sellega rääkinud, tead, see ütles niimoodi. Esimene kuu ei tohi üldse fotograafiga meediat ligi lasta, et see pidi pinget tõstma. Ja nüüd hoiame kokku see hoidnud pinget ja fakt on see, et mul on fotograaf välja otsitud, see teeb meist postri. Vot nii, ja Silvi, kui õhtul lähme proov, eks ole, seal on niikuinii selline, saad aru, pinge ka, ega see on raske töö. Loomeõhkkond on. Kas Gunnar on kodus või? Ei ole. Ei ole kodus. Vaata, kus õhtul tuled. Võta ta pakist, paar suitsu. Oh, Mr. Black, nagu tuline tag, on lady schön, nii vätleval, kui tantsib sai. Aitäh. Täname, proua Maie, aitäh. Ei, kas ma hakkan uuesti otsast peale? Ei, pole vaja. Tähendab, aitäh. Teie lauluoskus on nüüd teada ja testitud selles mõttes, et igaüks pidi siis valima ühe katkendi operetist. Aitab küll. Niisiis, nüüd hakkame rääkima ka repertuaarist veidikene ja... Härra juhendaja, me siin Silviga arutasime just enne, kui me siia draamastuudiosse tulime, et kes meile kostüümi tõmbleb? Ja väga hea, nii. Läheme edasi. Esimene etendus, mille kallal me hakkame siis nagu tööd tegema, ma otsustasin, et me ei võta mingit sellist Eesti klassikat, sest seda on rahvateatrite repertuaaris niivõrd palju. Me alustame kohe Shakespeare'ist ja me läheme sellise asja juurde, nagu seda on Othello. Shakespeare'i surematu tragöödia Othello. Niisiis, ja... Kuidas selle pealkiri oli? Othello, jah. Ahah. Aga kas see Othello mees või naine? Othello on Maur. Kuidas? Kes see Maur on? Niisiis, ja jagan siin välja, kindlasti on teil kodus on siin Shakespeare. Kas see on komöödia, jah? Ei, see on draama, see on Shakespeare'i tragöödia. See on tragöödia, see räägib kirgedest, see räägib tunnetest, see räägib purunenud armastusest ja inimese elust eksistentsist siin raskes ja karmis maailm. Mõni üks küsimus on, et kui me seda draamat, seda hingelist draamat hakkame mängima, tähendab, kas mina mängin siis ikkagi peaosa, jah? Ja me otsustasime, et proua Maie, teie saate endale Desdemona rolli. Kes see,
Desdemona, see on hotelli... Kas te saate äkki see kirja panna, mul ei jää hästi meelde. Te saate tekstiraamatut... Kas see on tugeva tõhhiga? Te saate tekstiraamatut, praegu see ei ole oluline, see ei ole praegu primaarne. Härra lavastaja, üks küsimus oleks teile, aga mitu kohta meil saalis on, kui me seda hakkame mängima? Peadvaatajale, ma mõtlen just niimoodi... Me ei tea veel täpselt, millises saalis meil tulevad ringreisud, me ei tea seda täpselt. Kes seda oskab praegu öelda? Kas näitlejad saavad ka näiteks mingid vapupiletid? Niisiis. Me hakkame mängima Shakespeare'i tragöödiat, seal on... Üks mõte veel, ma väga vabandan, ma ei taha üldse teid segada vahele. Praegu nende küsimustega, aga mina arvame siin Silviga rääkisime, et plakat oleks väga oluline ikkagi teha. Kindlasti, proua Maie, kindlasti on plakat oluline teha, aga see, me ei ole praegu siin, et seda teemat arutada. Nii. Aga mis seal toimub üldse? Seal on purunud armastusest, intriigidest, seal on salakavadusest, valest, asi kulmineerub suurejõnelise kägistamisstseeniga. Mis asja? Ja Desdemona tapab oma armastatud naise kirehoos ja... Desdemona tapab armastatud naise? Ei, Otello tapab oma armastatud Desdemona kirehoos kägistab. Kas mind tapetakse ära või? Jaa, teid tapetakse ära. Oi, selle koha võiks ikka natuke ära muuta. Niisiis, ei, see on väga kaunis koht, seal on kired, see on väga... Härra lavastaja, mul on üks küsimus. Kas me saaksime nii lavastada, et siis kui mind nagu kägistatakse seal lõpus, et siis kõik nutavad. Ja kõik nutavad, nagunii proua Mõne, kui te mängite hästi. Aga kas ma olen seal nagu ilus naine? Jaa, te olete. Seal on ka palju lembesseene, seal on suudlemisseene, seal on kirglikke armastaja paari kohtumisi. Härra lavastaja, kas Otello, nagu ma saan aru, on mees, eks ole? Nii, tema siis nagu kägistab mind, jah? Nii, selge. Aga meil on siin ainult naised koos. Me korraldasime ka meeste konkursi ja meil tuli siin päris mitu meest. Me valisime välja ühe, kes hakkab mängima Otellot, ehk siis teie armastatud meest, kellega teil on... Kus see mees on? Rahu, kellega teil on siis siin ka selliseid seene, lembesseene, kõik võimalikke. Aga kas me peame suudlema ka? Jaa, kindlasti te peate seda tegema. On see ikka ilus mees, kellega pean ma suudlema? Jaa, täitsa kena mees ja kindlasti on teil... Kas me ühe korra suudleme või ikka mitu korda? Ei, päris mitu korda, selleks on vaja proove teha. Härra lavastaja, mul on üks puhtisiklik küsimus, ma lihtsalt tahan teada, et kas me proovides ka suudleme? Jaa, kindlasti teil on vaja eraldi veel harjutada siin. Ei, no muidugi. Niisiis, ja kuna uus osatäitja... Kuna see mees tuleb siia meil? Ja ta on juba valmis ukse taga, ta täitis seal pabereid. Kallid Daamid, ma paluksin sellist... Ja väikest aplausi paluksin, teeme väikest aplausi kõigepealt. Nii, ja nüüd ma avan ukse, tere tulemast, meie näiteringi osatäitja, tere tulemast, Valdur! Ei ole võimalik, härra lavastaja, ma protesteerin! Mis te karjute seal? Ega Valdur ei hakka ju mängima peaosa Otellot? Valdur hakkab mängima peaosa Otellot. Ei, fakt on see, et me peame muutma seda etendust. Mismoodi? Lõpust mitte mingisugust kägistamist ei toimu. Mõtlen, see salat on siis, koort panevad siin nii vähe, mõtlen, nii vähe, kui mina kohvikus käin, alati mina selle makrasalatiga võtan, siis siin ei ole ju midagi, siin ainult 2 hambauku. Ega neil on siin ega majoneesi ainult panevad, ega siin makrat on seest. Oi, Silvi! Silvi, kas sa tomatit ei söö või? Kuule, ma praegu ei taha. Oota, kas ma tohin, ma võtan tomati ära? Tead, mul tomat tekitab gaasid. Mis gaasid see tomat sul ikka tekitab? Kusjuures mõnel on, tead, ma käisin seda gripivaktsiini tegemas. Ja siis astus, mõne pidi olema munaallergia. Munaallergia? Munaallergia, nii kui sööb muna, siis lööb kopud peale. No mina ei tea, no ütle, kus on inimesi. Mina ei tea, siis peab midagi viga olema. Ikka Eesti rahvas on ikka munaelu. Sajandeid on juba muna söönud. On, minu arust on ka. Juba metsas, juba meie esivanemad sõid muna. Ja vaata linnumune. Vaata seda lusikatäit. Siin on kõike muud, aga mitte makrat, ma ütlen. No ei ole, muidugi, see makrasalat, see on ainult nime pärast, aga vaata, raha küsivad niimoodi, et see peab puuga kaasas olema. Nii. Kohvi sul on veel järgi. No vot, igastahes mina arvan küll, läks see maksma, mis see läks, aga vähemalt ära tasus. No vaata algul me mõtlesime, et paneks öösel Valdurile karvuhaka kurku, et ta ära läheks. Ja, sest no kuidas ma saan Valduriga mängida ühes etenduses peaosa koos suudle oma vanamehega lava peal, no kujutate, see jääb 2 pilsnerit enne etendust ära, ma kann oksele ju.
issand, ma mõtlesin, et äkki tuleb see mees, vaata issand, mis ta nimi oli, see, kes enne Pinnateatris oli. No vot, mina arvasin ka, et ikka tuleb ikka mingi normaalne mees, aga no ma arvan, et nüüd võtab lavastaja ka mingi normaalse näitleja. Aga muidugi jah. Lavastaja jäi kiirelt nõusse või? Lavastaja jäi väga kiirelt nõusse, ma kohe läksin sinna, ütlesin, teate, Valdur on minu mees, eks ole, mina temaga peaosa mängida ei taha koos, siin on 5000 krooni, sööge ta tänasest proovist välja. Lavastaja ütles selge, ta saab aru, kui ikkagi näitlejate vahel on juba intriigid juba väljaspool teatrit, siis lava peal ka ja loomulikult kunstiinimene talle 5000 krooni, jumal issand, see kulub ära ja terve aasta palk tal. No muidugi, issand, aga kas ta nagu selles mõttes tal Valdurist nagu kahju ei olnud? Ei olnud tal midagi kahju, kohe näha, et mina meelsin talle rohkem. Kusjuures ma ise ka tunnen, et ma olen ikka natuke rohkem näitleja, kui Valdur on ju nii. No Valdur pole näitleja tühjagi üldse. Ei ole üks staari hakatis, staarikene enda meelest. No mis asja, ta on üks niisama toja teeb, eks ole, kogu lugu. No võtta siis niimoodi oligi, andsi 5000 ära ja no eks ta muidugi, aga pole vahet ka, mõtlen, et jah. Kuule, olgu siis, arve nüüd ära makstud ja ma jooksen siis nüüd üle teele ära koju, natuke selle pesu pesta ja vaatan ja sest Valdur tuleb varsti nüüd ka koju ja õhtul siis näeme näiteringis ja mis näiteringis, ütleme siis arvestusteatris, jah. Sisemist põlemist ja loomingut. Sisemist põlemist ja ma võtan ikka tekstiraamatu kaasa ja näis siis, mis see lavastaja täna Valduriga teeb. Tead, Maie, mis mina lugesin või? No? Mina lugesin ühe näitlejamälestusi, seal öeldi, et vaata, kui lava peal tekstiraamatu maha kukub, siis tuleb peale istuda enne, kui üles tõstad selle. Ja, sa pidi selline enne olema. Ja. Kusjuures mina kuulsin, et Üksküla pidi enne etendust matemaatilisi neid asju lahendama. Loomeinimene ja matemaatika. Ma juba Paulile helistasin Tartus, et ta võtaks mulle ka mingid asju sealt kaasa. Matemaatikat, jah? Ja, no muidugi. Mul on kodus matemaatika õpiktehnikumitele. Ma võtan selle kaasa. Ja, vot. Ja siis kuskilt ma leidsin kodust ja treenikorgid ja vaata, nagu see meie juhendaja ütles. Treenikorg hammaste vahel. Suhu ja, et siis läheb tiksoone kajalikus. Ja, mis ta siin kohvikus inimesed vaatavad ja issand, küll ma nii tahaks kuulu selle. Ja, aga siis kuule, õhtul näeme Silvi, kõik head selle nägemist ja... on ka lahti jäeta sina. No tere, Valdur, sina juba kodus. Desdemona! Sa näiturlik naine! Valdur, mis sa karjud siin? Ma teen hääleharjutus, ära sega! No mida sa teed? Mis hääleharjutusi sa teed? Hääleharjutusi! Miks sulle neid vaja teha on? Siin praegu niimoodi karjud siin. Kõik inimesed ümberringi kuulavad. Mõttes siis seinad ju kostavad läbi, jah? Ei, ma teen hääleharjutus sellepärast, et hääl kustuks mootorimürast üle. Mis mootorimürast üle? Me läheme ära mootorpaadiga sõitma. Miks sa nii ära sättinud ennast oled? Me läheme mootorpaadiga sõitma täna. Mootorpaadiga sõitma? Jah. Mina ja Vents ja Gunnar ja kõik läheme mootorpaadiga sõitma. Valdur, sul pole senti rahagi. Mul on raha nagu ratsabusi sita. Mis sa nüüd räägid? Ma andsin üle eile sulle 100 krooni. No, kus sa lähed sellega? Pärast oled võlgades. Raha tuleb, raha läheb. Ja, igastahes õhtul mina tahaks näha, mida sina seal meie näiteringis täna teed. Mis selle näiteringiga siis on? Ja, mis sa arvad, et sul hakkab seal meelakkumine olema? Mis näitering? Näitering võib siita Pipramaale pipart korjama, mina ei tule sinna näiteringi. Kuidas sa ei tule? Sellepärast, et me läheme mootorpaadiga sõitma. Kus sa selle raha võtad? Mul raha nagu ratsabuga sitta, mul on... Kus sa lähed, Valdur? Ja mis asjad sul siin on? Oota nüüd! Maie! Mis on? Kus sa võtsid selle ära? No kus sa lähed nüüd? Ma sain täna lavastajaga kokku. Täna lavastajaga kokku, millal? Tuli ütles mulle, et kuule, Valdur. Sa tõlut joonud? Olen palju õlut joonud. Valdur. Mis ta ütles sulle, räägi mulle? Valdur ütles mulle, ära tule enam näiteringi. Siin on sulle 5 tonni. Osta endale midagi kasulikku selle eest. Valdur, mis asja sa räuskad? Pane see televiisor natuke vaiksemaks. Tahan olla kursis noorte muusikaga. Pane kinni, siin hirmus kanal. Teile noorus, mul on teile noorus. Valdur. Kui oli mootorpaadiga sõita, lained laksusid ümberring. Valdur, kas sa pead kogu aeg suhtlema või? Mul on
täna koristamise tuju. Mis asja sa koristad? Ma panen selle liistu seina. Mul on selline depressioon, mul on täitsa loominguline kriis. Ära, Valdur praegu kolgi! Kuuled või? Valdur! Mida sul vaja sa oled teha? Virisenud mu alal 27 aastat, et pane see liist seina, nüüd ma panen. Ei ole 27. 15 aastat ainult. Ja ära kolgi praegu. Mida sa kolgid praegu? Siin ei ole vaja koristada praegu. Mul koristamine rõõm, ma tahan, et kodu oleks korras, ma võtan kapi tagant tolmuärmu. Alles eile ma tegin tolmuimejaga, kõik lapiga, kõik liigud on ära. Kodu on korras praegu. Ega küll külale liiga ei tee. Mis sul häda on, Maie? Mul on depressioon. Mis depressioon sul on? Ma ei tahaks üldse ühegi inimesega 3 päeva praegu suhelda. Sul on loominguline kriis. Mis see sinu asi on? Ma tahaks olla rahulikult. Ma tahaks rahulikult. Ma lähen võtan kohe trell puuri, ma panen selle liistu seina. Inimesel ei lasta olla rahulikult oma ette. Absoluutselt. Mis asja sa, jah? Inimene tahab teinekord natuke oma ette olla ka ja üldse ei saa. Oma ette mõelda natukene elu üle, lugeda mõnda ilusat luulet, midagi sellist. No hakkab peale, mõtlen, mina ei saa aru. Valdur, võta telefon. Valdur, võta palun telefon. Mina ei võta, ma ei taha suhelda. Ja halloo, Maie kuuleb. Halloo, Maie kuuleb. Tere! Keda te soovite? Maiet. Ja Maie kuuleb? Tere! Mina on Helmut. Hallo, kes see räägib? Helmut on siin pool. Helmut, milline Helmut? Milline Helmut? Tere, Helmut Kanadast. Helmut! Helmut Kanadast, Helmut, sina või? Jaa, Helmut Kanadast. Kus sa Helmut helistad praegu? Tule läbi, ma teen kohvi natukene. Ei, ma olen praegu Torontos. No võta takso siis. Ei, ma olen Kanadas Torontos. Oi, kui sa Kanadas, muidugi siin läheb aega. Oi, Helmut, kus sa oled olnud? Kuule, no siis kui ma läksin, Rootsi läksin Kanadasse, nüüd ei ole ju... Helmut, oleks see sina, ma ei tulnud üldse sind häälest ära. No, 20 aastat on mööda läinud ju. Jaa, all right. 20 aastat. Ja kuidas sa mu numbri said, Helmut? Kuule, siin vaatasin kataloogid internetist, võtsin Tallinna kataloogi telefoniraamatu ja siis sain kätte ja. Oi, kui tore, Helmut. Räägi, kuidas sa elad, kuidas naine või kas sa oled ikka Liisaga ikka abielus? Ja Liisa on... Tervita, kas Liisa on seal sinu juures? Liisal on tervis ja Liisa on praegu on sanatooriumis on juba pikemat aega. Aga mina tulen nüüd... Mis ta, kus ta nüüd saab Narva Jõestus olla? Ei ole, ta on Torontos. Ta on Vancouveris on sanatooriumis. Ma tulen oktoobri algul tulen Tallinnasse käima. Helmut, oota üks moment. Valdur, tule ruttu, Helmut helistab Kanadast. Ja oota, mis sa rääkisid, Helmut? Ma tulen nüüd, see on septembri lõpp, oktoobri algul tulen käima Tallinnasse. Kas sa tuled Eestisse, Helmut või? Ja ma tulen käima, tuleb suguvõsa kokkutulek tuleb. Ja, suguvõsa kokkutulek tuleb, jah? Ja. Kas sa tuled, Helmut, siis oled öösel nagu meie juures või? Ei, ma olen hotellis, teeme hotellis, teeme suguvõsa kokkutuleku, väike pidu, selline räägime elust ja puha ja... Selge, aga... Ma näitan teile diapositiive. Väga tahaks näha, meil on see aparaat olemas ka. Valguril ma lasen kohe selle korda teha, seal on vist pirn läbi põlenud, aga Helmut, kas sa ikka meie juurde korraks ikka tuled sisse? No, eks läheb nii kiire võib-olla, eks me seda vaatame, siis kui ma kohale jõuan. Kas sa tuled meile külla ka? No, eks me näe seda, kindlasti ma arvan, et peaks läbi astuma ja vaatama, kuidas te olete ennast sisse seadnud. Millal sa, Helmut, nüüd tuled täpselt siis? No ma tulen siin 30. septembril ja 1. oktoobril on siis kokkutulek, suguvõsa kokkutulek. Ja, mis me pikalt räägime, sul läheb see nii kalliks maksma. Helmut, kuule, ütle, kuidas ilm on? No meil siin Kanadas Torontos on praegu ilm on, ma ei ole kõik mahtsulehed on kollased ja meil on küll väga sombune praegu ilma, just vaatan välja siin Tallinnas, Mustamäel me oleme siin praegu, ikka selline sombus on, aga kas teil on lehed kollased, ega ma nüüd väga pikalt ei taha enam jutustada? Ei, meil on kõik on kollane, jah. No kena, right, eks siis me siis läheme, me tuleme külla. Helmut, tervita ja too siis natuke Kanada külakosti, ma teen õunakooki, see sulle maitses alati, mäletad? Ja siis, Helmut, mäletad, kas sa mäletad neid kanatiivakesi, mis me tegime? Nägemist, ja.
näed, nüüd pani toru ära. No mis sa ütled? Valdur, kus sa oled? Tule nüüd, no nüüd magasid maha, no. Kus sa oled, Valdur? Kus sa oled? Mis sa pöörgad nagu puusaskis obrune? Kus sa olid? Helmut helistas praegu. Kuradi Helmut, kes Helmut sulle? Kanada Helmut, see Washingtonis. Kuradi Kanada Helmut. Jaa, Kanadast helistas praegu, ta Washingtonist helistas. Ta tuleb siia praegu, ta tuleb Eestisse praegu. Nii, Valdur, nüüd on selline lugu. Kuula nüüd mind. Tolmuimeja, võta kohe kiiresti, võtame vaibad kapi tagant ära ja praegu mine poodi. Osta seda laevärvi, seda valget emulsioonvärvi. Ja siis mina lähen käin pangas ära, siis peab natuke tapeteerima. Ma see tapeet on nii vana, Helmut tuleb, vaatab, et mõtleb umbes nagu meil ei olekski raha. On ju nii? Nii, ruttu nüüd hakkame peale. Kaugelt kojuma. Aitab küll, paneme kinni selle. Mis asja sa kuuled, siin keset päeva käib selline tümps. Sega on. Ei ole vaja seda kuulata praegu. Kuula nüüd, ütle nüüd, aita mul nüüd ka. Helmut tuleb Kanadast homme. Suur vastuvõtt, sa üldse ei tegele. Kuidas sa suhtud niimoodi? Kuidas sa suhtud niimoodi? Mis ma selle Helmuti, kes tegema pean Kiri Tammi ja kadrilli tantsima talle või? Sa pole inimest üle 10, aastakümneid pole näinud, inimene põgenes ära. Süsteemi ees põgenes ära Kanadasse. Nüüd tuleb meile külla, kõik teeb vastuvõttu ja puha. Sa absoluutselt siin nagu ei huvitagi. Ma pressisin püksid ära. Mis püksid? Kes see pressis need, jah? Ühe poole pressisid, siis pidi mina ära. Kuule, kas sa mu kannelt oled näinud? Kannel? Kus mu kannel on? Mis kannel tegema? No see sama kannel, minegi oma kandleansamblis käisime. Kuule, Maie, sa käisid kandleansamblis 30 aastat tagasi. No mis see sinu asi on, mis sa arvad, et kandlemäng läheb meelest ära inimesel või? Tahad öelda, et see on nagu jalgrattasõit? Mis asja sa naerad siin? Ega siis peab kuidagi tervitama ka, homme seal kõik sugulased, kõik tuttavad, Helmut on kokku kutsunud. Mina mõtlesin niimoodi, et ma siis alustuseks pean väikse kõne ja siis mängin kandlemängu, aga kus see kannel on, tule aita otsi. Mina ei tea, kus su kannel on. No mis see siin all on? Ära kolista. Mis siin moodi all on, Valdur? Seal on asjad, vajalikud asjad. Mis asi see on? Mis plaat? Oi, see ongi minu kannel. See ei ole kannel, see on vana õliradiaator. Mis see siin all peab olema? No, kus ta olema peab? No vaata, kõik tolmu täis, mustus täis, siin on lausa elu ju. No olla seal all, ega ta leiba ei küsi. Mis asi see on? No mis asi see siin kapi taga on? Valdur, mis see on? See on... Mis see on, Valdur? Anna siia, las ma vaatan, see on üks telekaplaat vajalik, see on tagumine plaat. Vii ära see plaat siit eest. Keldrisse või? Kus keldrisse? Kus keldrisse? Viska minema need kõik, vana risu kogumine on. Mõtled, korter on nagu latu. Vaata kummuti all, äkki seal on su kannel. Ja kus siin ei ole kummuti all? No kus sa oled selle kandle pannud, mina küll ei saa aru, no. Mul jääb kõik ju mängima, vaata, ma lubasin Silvile, ütlesin ka, et ma lähen kannet mängima sinna. Mis lugu sa talle mängid seal? No mis lugu, mis see sinu asi on, sina ei jaga muusikast ja kunstist mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Ma arvan, et seda murruheidet ütled see lugu, see mul tuleb kõige paremini välja. Nii. Mina ei tea, kus su kannel on, ausina ei tea, mina kus su kannel. Eks ma pärast vaatan, ma arvan, et keldrisse peab minema vaatama. Ei, see ei ole see on reostaat. Mis see reostaat siin teeb? No see las ta olla, mul on vaja, ma töö juures tõin selle jublata. Vii ära, see näeb jõle välja, hirmu ära, see hirmu peale see jääb. Kuule, sa oled selle kandle kuskile maale viinud, ei, mina ei tea, kus see mis sa räägid, ei ole ma kuskile maale viinud. Kus ma viin siis kandle maale, seal niiskusega see paendub ära ju. See koondub ju puha katki, see on veel meistripill ja mina ei tea. Kusjuures, kas sa tead, kui raske seda saada oli, see maksis palju raha, see maksis selle vene rahas oli terve mitme kuu palk. Tänu jumalale, et ma seda Elsroodet tundsin ja et see ajas selle kandle välja. Mina ei tea, kus see kandel on ausõna. Kusjuures see kannel on isegi seal selles kandleansamblis, see Kukulinnus on siis, see on isegi Poolas ja Prantsusmaal käinud. Ongi või? Mäletad siis, kui ma sellele, mis ta nimi oli nüüd see Leidale laenasin. Selle läksid keeled katki, ma ei tea, keegi oli vist peale istunud või ma ei tea, poisid ta selle ära lõhkunud. Mina küll ei tea, kus su kannel on. Valdur, aga kuula nüüd kõnet, vaata, ma tegin kõne valmis. No, et homme õhtul kõik istuvad laua tagasi valma. Nii. Tere, kallis oodatud Kanada Helmut. Mis Kanada Helmut, ütle kohe Toronto Elts. Mis sa nüüd naerad? No ma ei saa ju niimoodi. No edasi. Ta on ju Kanada Helmut. No nii.
kanade Helmut, tore on sind näha, need aastad, need talved ja suved ja lõpmata hulk vett, mis on merre voolanud sellest aast, kui sa meie silmarõõmu, kui sa meie silma, no seda ei ole vaja, kui sa lahkusid meie silme alt, oleme nutnud sind taga kõik need... Maie, sa kõnet pead nagu kommunistile ju. Mis sina sorgid siin? Jah, mis sul siis on? No mis see parem oleks? Tere Helmut, tore, et tulid, võtame pitsi viina, meenutame vanu aegu, kuidas sai lakaluugi all käidud. Sa oled parandamatu, Valdur, sa oled parandamatu. Mõtlen, jah. Sul on muud üle, kui üks pits käib teise otsa. Jah. Kes see on? Ma lähen ukse lahti. Sa otsi kannet. Ma näed, nüüd kõik siin on ees peab olema. Kuule, Valdur, kuule. See kannel, vaata, mis selle mulle. Mis on? Mis see tuli, Valdur? Postiljon tuli. Mis see postiljon tahab? Ma ei tea, ma vaatan mingi telegrammi mulle. Ja, selge. Mis sa räägid? Kuule, seda kuradi kannelt ei taha turu peal mitte keegi. Absoluutselt, ma arvan täna, et meil õlu joomata. Nii, Valdur, sina võta ülevalt poolt, võta Valdur seda, nii, 3 ja 4. Seal, kus Läänemere lained loksuvad. Ei randu, loksuvad. Valdur, loksuvad. Seal, kus Läänemere lained loksuvad. Seal, kus tuuletormid ikka randuvad. Seal on minu kodu, seal mu sünnipaik, seal on kodu. Mina ei tea küll, tead, mõtlen omal ajal sai lauldud ansamblist nii, et ei läinud hääl ära, aga nüüd need aastad tulevad turjale, mõtlen, see Kanada Helmuti tuleks sealt üle 7 maa ja mere, tead, mõtlen, tead, see võtab teid higipulli otsa. Ma ei tea, aga selle lauluga ma hakkama ei saa see, et... Ärme laula seda laulu. Kaunistage Eesti koja, mul ei tule, mul see ülemine ei tule. Valdur, tea, mis ma sulle ütlen? Ega me ei pea Helmutile täna laulma mingit Eesti laulu, ma lihtsalt mängin selle oma kandleloo talle ja lihtsalt teen tervituskõne, siis meil ei tule laul välja, muidu häbene pärast silmad peast välja. Jah, kuule... Nii, kas meil on nüüd kõik olemas? Tead, mõtlen, see, et Helmut muidugi teeb kõikidele sugulastele, tuttavatele, tead, keda ta üldse siin teab, isegi Väino kutsus. Mõtlen, teile külajoodikud on kõik kokku kutsutud sinna, mõtlen. Ma mõtlen seda, et kogu hotelli on ära võtnud. Ta pani kõik kinni. See raha, mis ta sinna paneb. Oi, Valdur, tead, mis ma sulle ütlen, millised toidud, söögid, joogid tal seal kõik pidid olema. Kõigil on numbritoad kinni, meil pidi luksnumber olema. Kus sa tead seda? Silvi ütles, Silvi oli käinud ju seal Helmutiga vaatamas, et kas laua peale kõik. Ma huvitav küll, aga mis Helmut mulle nüüd helistanud? Silvile näed helistas. Kuule, ma mõtlesin... Nii, vaatame nüüd asjad üle, kas sulle kingitus, kus see kingitus meil on siin? Ära lõõmu trahvot jalaga! Korista need ükskord siit eest ära, mina viskan need aknast alla. Ära viska! Kurat, seda on vaja, seal on maski on sees. Kingitus on meil siin olemas kaasas, kõik on väga hästi. Nii, Valdur, hakkame siis minema, ega siis tuleb varem kohale minna. Ei ole mõtet jätta viimasel hetkele, praegu on siuke liiklusummik, et auto on autos kinni, pärast veel lõhuvad ära selle sul. Nii, ülikond on sul ilusti, nii lips on sul ees. Oi, ära seda lipsu, Valdur, pane. Ei, ma ei mulle. Villane lips ei sobi praegu sügisel, kus sa lähed villase lipsuga? Ma ei oota, las lips sulla, mul on see, et ma ei leia teist kinga üles. Valdur, ära sellist asja hakka rääkima praegu. Meil on 3 minutit väljasõiduni aega, sa hakkad rääkima, et sul pole kingi. Pane ma lakkinga, kus sul teine lakking on? Ma ei tea, kus äkki Barbo on ära närinud teise kinga. Mõtle, seda koera pole vaja siia majja. See sööb ainult kingi, ei jõua osta ju. 700 krooni on Barbo kõhutäis, tahad öelda või? Mul ei ole kinga, ma ei tea, mis ma teen nüüd. No pane siis mingi muu teine king. Nii, no las üks olla see terava otsaga lakking ja pane teine tõmbi otsaga. Kes see vaatab meeste jalgu? See on pruuking see teine ju. No kes see vaatab sul? Ma saan aru, sa vaatad, et sa välja need, siit ei vaatagi keegi. No pane see tõmbi otsaga. No, näe, võta see sama, pane see tõmbi otsaga jalga. Teil on pruuking, mismoodi ma lähen sellega ju. Tõmba natukene püksid allapoole, ega keegi pane tähele, see on ju pime. Viksime mustaks ära ja ongi kõik kogu lugu. Soove. Ma lasen viksi peale. No mis vahet siin on?
aitab küll ära nii palju lase. Kuule, see pole ju viks, miks sa lased musta värvi kinga peale? Kurat, ma ei saa aru. Ise värvid sellega auto kumme, eks ole, nüüd lased kinga peale. No mõtlen, on ikka meeste mõistus küll niimoodi. No kus sa lähed, Valdur? Valdur, kus sa lähed? Ma joon! No on need mehed küll, mina ei saa. Nüüd ei ole kinga, nüüd ei ole seda, nüüd ei ole teist. No mõtlen, hakkab jälle. Äkki see on Helmut. Äkki ta tahab minu abi. Muidu... Oota, issand, kas mul õunakoogid peale võtma kaasa, mul on... Hallo, Maie kuuleb, tere! Tere, Maiekene, Silvi siin pool. No tere, Silvi, no mis sa räägid, räägi ruttu, meil on kiire. Kuule, mul on selline ärevus sees, mõtle, kas me juba hakkame minema või? Kas te hakkate juba minema Gunnariga või? Kuule, tead mida või? No? Mina ei tea, mis toimub. No mis on? Gunnar lasi jälga äkki. Kuule, Valdur just jooksis ka praegu ära, mina ei saa aru üldse, mis toimub. Mina ei tea, Gunnar ütles mulle, et nemad lähevad ette, et neil on mingi üllatus. Aga kuidas meie läheme siis? Gunnar andis mulle taksoraha. Andis selle taksoraha. Kuule, väga hea, las naised omavahel on ikka palju õigem peale minna. Fakt on see, et mina hoian täna Valduri peal niimoodi silma peal, et ta ei saa mitte midagi teha seal. Mina ütlesin Gunnarile ka. Katsugu ainult raisk. Lõikan maha. Silvi! No, kas sa konjaki võtsid kaasa? Maiekene, mul on 2 konjakit. Oi, no näed, Valdur, tule edasi. Ära siia peale astu. Vaata nüüd, kus on euro. Sellises hotellis pole käinudki ennem, ei oska miskida, näe, mis sa ütled. Sa vahi, kus on siia rahamat. Oota, mis ruum? See on vannituba. Kus on kahel, seinas kahel. Nikkeltoru. Ja, nii on. Nii, paneme asjad ära nüüd käest. Kuule, mis kapp see on? Ära seda puutu, Valdur, siin kõik maksab. Ära pissa minibaar, esimene asi sul on kohe minibaar. Kanada Helmut ootab all, kõik lauad on juba kaetud, inimesed on seal, kõik kingitused on juba, kõik on all lilledega. Mis sa kohmerdad siin? Meil on aega mingi veerand tundi, juba alustatakse, ega siin käib kõik plaanikohased. Mis sa arvad, et Kanadas on siis nüüd tehakse? Mis sa teed? Pane see kinni. Telekat vaata. Pane televiisor kinni, eks sa ei tule hotelli, see maksab kõik, iga minut on siin arvel. Ega Helmutil ei ole nii palju dollareid võtta kuskilt, kui sina siin jõuad kõike surnuks lüüa. Mis sul siin kotis on? Mis sul siin kotis on? Midagi ei ole. Valdur, noh? Miks sa pead võtma hotelli oma pilsnereid kaasa, mina ei saa aru? Ma mõtlesin, et viiks Kanada Helmutile Eesti õlut. Oled sa hull peast või? See inimene joob ikka uhkeid napse. Kes seda solki joob? Mõtlesin Eesti, et juured ikkagi siin, et Eesti õlut talle. Pakud pärast ühe väikse lonksu, ega praegu ei ole vaja. Ise läheb, võta vuntside pealt vaht ära. Ja. Nii. Küll ma kõigepealt pean selle kõne üle kordama. Nii, kõne. Kuidas see oli see? Kallis Kanada Helmut, kes sa tulid üle 7 maa ja mere siia meie eestlaste juurde, meie põlise Eestisse, tahame me siin tervitada ja annaksingi sõna Valdurile, kes sind on oodanud kõik need aastakümned. No tere siis Helmut, vana tõhk, mütsime ikka kooli ajal sulle niimoodi, Mis sa ütled, mis tõhk? See on kooli ajal hüüdnimi ta. Helmut on professor, aga mitte tõhk. Ise oled sa, Mats. Olen Helmut siis ka tulevast Eesti pinnale ja nagu ütlesid, ma tahaksin lõpetada selle lühikese sõnavõttu laulusõnadega, selle peale vanad eestlased. Mis sa Valdur nüüd jamad sellist asja? Sa pead ütlema, et selle peale esitab Maie väikse kandlelaulu, ütle. Ja nüüd esitab Maie ühe Eesti kandelaulu. Nii, ma kannelt see peale. Nii. Vaat ega ma ei mäleta ka, kuidas see mäng täpselt käis. See on natuke vale koht praegu. Meie koduko. See on, mõtlesin häälest ära läinud, mõtlen kõik need aastad teevad oma töö. Tead, mul see muusikaõpetaja ütles kunagi, et mängi ülevalt poolt, seal on siuksed peened helitsed, et see keegi arugi, et sa mängid valesti. Proovime siit. Mängi ülevalt siis. Kuldne kodu, see palju parem, eks ole? Ei, see ei tule üldse välja, see on kuidagi tope. Seal on... Ja, aga sa vaata nüüd see keel, siin need ju jooksevad siin puharisti ju. Seal ma ju laenasin sult ühte keelt sealt. Valdur, mis traat see siia pandud on? Mul see on vasktraat, mul läks seda päris traati, mul läks trahvale läks vaja. No ma laenasin sulle traadi natukeseks viia, miks sa pole seda siia tagasi pannud? Ma mähkisin mähist. Mis mähis? Kandle pealt ei võeta mähise jaoks traati ära. No vaata, sa vahi kuri vai, mis häält see teeb siin? No see ju nüüd täitsa häälest ära. Mängi siis Ülemiste pealt, võta kingituse lähme.
nii, võta sina kingitus kotist ja lähme ära alla. Sinu kotis on kingitus. Mis sa jutustad, ei ole minu kotis, mina võtsin ainult kandle kaasa. Jobu! Minu kotis ei ole kingitust, Maie. Kus see siis on? Ma ei tea. Mis sa tahad öelda, me jätsime kingituse koju, me tulime praegu Helmutile vastuvõtule. Helmut, kes teeb meile söögid, joogid, ansambel on all. Kõik sugulased on kohal, hotellitoad ja sina ei võtta kingitust kaasa, tõhk. Sina pidid kingituse võtma, Maie, mina pole kingitust. Mina pidin võtma kandle, sina sõitsid eest selle kunnariga ära siia varem ju. Mis sa jutustad, mis me nüüd teeme, mis me võtame kingituse? Nüüd ei kutsu meid Kanadasse ka mitte. Mõtlen tead, mis see siin on? Võta les, ei ära saa, võta. Kuule, kingime ta lõhu värskendaja. Mis asja ära võta, pane see tualetti tagasi kohe. See pole sinu jagu. Mis me kingime, Valdur küll, mis me teeme? Ma ei saa ainult kandlega, ma ei saa kandlet kinkida. Vaata ise, siin on ju valet radid peale, see puha kanna ka. Maie, mis on? võtame teleka. Võtame selle televiisori. Väga hea. Nii, selle kasti. Lähme siis nüüd. Valdur. Me ei saa televiisoriga minna, see on valskus, see on vale, see on varastamine. See tuleb pärast hotellis välja jõudnud, kui meie olime siin hotellitoas ja siin pole telekat enam äkki. Ei, noh, ega ta nüüd kohe välja tule, aga ma arvan, et igas toas on ühtemoodi televiisoris, kõik teised näevad ja naeravad nüüd pärast välja. Mis me teeme siis nüüd? Kuule, mul autos on asju. Mine käi juttu ära, Valdur, sine käi ära. Ma harjutan iga mängu, mõtlen küll, tead. Oi, issand, püha risti äkki, nüüd tuleb sünnipäev. No on küll, inimene tuleb 7 maha, mis ma selle kandemänguga teen? Kuidas see häälde paneb, see või mingi kangi vahelegi. Mõtlen, need mehed... Noh, mis sa said autos leiksid? Need päikeseprillid. Mis see nüüd hulluks mine, kus sa lähed? Need on 60 aastaste prillid, kes see neid enam ette paneb, ainult sina sõidad sellega. Ja, aga mis sul siin veel on? Aga mis sul siin taskus on? Siin on need, kuule vaata, aga need. Mis need on? Vahtralehed. Kui sa sõidad, siis need on akna peal. Kanada värk, Kanadas on vahtraleheste värk. Ei saa ju neid vahtralehti kinkida, need on ju kasutatud. Aga vahu kustuti. Mis vahu kustuti? Üks asi oli veel. No mis asi? Vaata see purk, näed see purk. Kus on? Anna siia. Võta see purk ja... See kurgipurk ju. No, kus see autos oli? Sa jätsid, kui me suvilast tulime. Näed, siin on peale kirjutatud. Maie kurgid 98. Kuule, need kõlbavad küll. Need on väga hea, see nagu Eesti kingitus, Eesti kurk, eks ole. Ja lilli polegi vaja, ütleme. Ega meil siin Eestimaal kurk, see ongi nagu lilleke. Jah. No, lähme siis. Võt niimoodi Valdur lood. Maie, aga kuidas selle salatikausiga oli? No vead, mina ei tea, vaid mina kohe, ma võtsin selle konjakit nii palju, ma kukkusin seda näopidi sisse. Kuidas sa suutsid sul Rosolje ümber ajada? See mees, kellele sul Rosolje sülle ajasid, oli ministeeriumist. Sul häbi ei ole, Maie, sa tuled hotelli. Kanada Helmut kutsub suguvõsa kokku ja sa teed sellise pläki ja räägi sellest tantsimisest. Mis see tantsimine on? See oli üks väike hullamine ainult, Valdur. See ei olnud tantsimine, see oli seks avalikus kohas. Ma panin ainult naljavilustele käepüksi. Kanada Helmutile kätt püksi panna, Maie. Sinust korralikust koduperenaisest poleks seda hiial uskunud. Ja veel, see aken, mille... See oli kogemata, Valdur. Kuidas saab togemata? Tool lennad aklast läbi need raamidega õue. Ma tahtsin sellega nagu märgu andeks visata. Alutaguse Kustat. Alutaguse Kusta on praegu haiglas. Pärast seda, kui sa teda ilutulestiku raketiga tulistasid, Maie. Ma ei tahtnud, ma mõtlesin lihtsalt, et teen natukene hirmutan teda. Maie, sa oled hukka läinud. Põrgus pead sa põlema. Allo, Maie kuuleb. Joo, tere, Maiekene Silvi siinpool. No, mis sa teed seal? See Silvi. Kuule, mis siis ikka ärkasin just praegu. Magasid, jah? Kuule, mugasin, jah. Kuidas tervis on? No, kuule, natuke pea lõhub. Ma ei tea, niisugust õudset tund nägin praegu. Nägi õudset tund või? Jaa, mis sa nägid unes, rääki? Aga mis seal ikka tead, nii nagu ikka vana inimese on. Töödest toimetustest, jah? Jah, tead, kodu pärast oli seal rohkem mure nagu. No, mis teete, püha issa, ma nüüd täitsa üksinda siin hotellitoas, kust tulete? Kuule, me oleme all siin hommikust sööme. Oi, vas sööte hommikust ja mis kell on juba? Kuule, mis ta on siin, 9 paiku, pool 10 hakkab saama. Aga kus Valdur on? Kuule, Valdur pole magama läinudki, istuvad siin Väino Helmutiga, tinutavad, tinistavad väikest õllekest ja räägivad meeste juttu. On nad korralikud olnud või? Täitsa, mis nüüd korralikud meeste värk ja... No mis siin jah, mõtlen küll, korralikud inimesed magavad rahulikult, nii nagu risti inimene ikka, aga neid peavad jõberdama öö otsa. Te kuulasite raadioseriaali Vanad ja kobedad.